Tere kõigile, kes te olete täna minuga siia laivi tulnud. Rõõm teie kõigiga kohtuda. Ütlen tere ka kõikidele teile, kes te hiljem salvestust järele vaatate. Ja kuna ma näen, et tänasel koolitusel on päris palju uusi inimesi, kellega me ei ole varem kohtunud, siis ma paari sõnaga räägin endast ka. Minu nimi on Karin Aduson, ma olen Canva eksperdi brändi looja ja koolitaja. Ja minu Canva teekond sai alguse juba rohkem kui 5 aastat tagasi ja siiamaani on Canva minu igapäevane tööriist. Canva on hästi lihtne ja intuitiivne programm ka nendele inimestele, kes ei ole varem kujundamisega kokku puutunud. Nii et kui sina ka täna alles esimest korda või esimesi kordi siin Canvas alles ringi vaatad, siis ei ole põhjust muretseda. Ma näitan täna siis sammuliselt, kuidas me omale e-posti allkirja saame kujundada sellise isikupärase. Ja enne kui ma alustan, siis te võite julgelt mulle vahele küsida, kui midagi jääb arusaamatuks või kuskilt liiga kiiresti üle lähen. Võite julgelt häälega küsida või siis ka siia chati või vestlusesse kirjutada, et ma nii-öelda poole silmaga siis püüan seda vestlust ka jälgida. Aga hakkame siis pihta. Ma jagan teiega oma Canva esilehte. Nii. Ma loodan, et teil kõigil on nüüd kenasti näha Canva esileht. Ja ma veel küsin seda ka, et minu Canva võib olla teie Canva esilehest natukene erinev. Et Canva teeb oma väljanägemisele sellist uuendust siin juba suve algusest saadik ja järk-järgult saavad siis kasutajad üle minna sellele uuele versioonile ja uuele vaatele. Ja minu vaade ongi siin nüüd see uus Canva vaade. Et sa võid mulle chatti kirjutada, et kui sa oled juba omale Canvasse konto teinud ja natuke ringi vaadanud, kas sinu Canva on ka juba uuendatud versioon või on sinu esilehe väljanägemine natukene teistmoodi, ehk et see siis tähendab, et sul on vana versioon, et kui sul see otsingu riba on siin keskel sellel leheküljel ja siin vasakul pool seda lisamenüüd ei ole, et siis sellest sa saad aru, et sul on veel vana versioon. Et ma korra vaatan, mida te mulle kirjutate. Nii, Kati ütleb, et on juba uus ja Katrin on täitsa algaja. Väga tore, et ma täna näitan ka natukene paari sõnaga siis kuidas siin Canvas toimetada, et mida siin teha saab ja püüan teid veenda siis selles, et tõepoolest ta on lihtne kasutada just sellisele tavainimesele, kes ei ole õppinud disainer või kujundaja. Ja see Canva esileht siia jõudmiseks on sul vaja siis sisestada canva.com selline lehekülg ja seal omale konto luua. Ja kui sa oled siis konto omale loonud, siis Canval on 2 versiooni, on tasuta versioon ja tasuline versioon. Ja Canva on minu meelest ka väga hea programm ka sellepärast, et Canva tasuline versioon on ka väga heade võimalustega, mis tähendab seda, et ei ole ilmtingimata vaja tasulist versiooni endale hankida. Kui sa kasutad Canvat vähe, võib-olla mõne kujunduse tegemiseks, võib-olla sa soovidki ainult seda e-posti allkirja omale kujundada ja rohkem sul Canvat vaja ei ole,
siis piisab täiesti tasuta versioonist ka. Aga ma usun, et kui sa siin natukene ringi vaatad, siis tegelikult sulle hakkab Canva meeldima ja sa tahad katsetada siin igasuguseid asju teha, et sa saad seda kasutada ka oma igapäevaelu kujunduste tegemiseks, kas siis sotsiaalmeedia või kujundada omale visiitkaarti või mingeid, ma ei tea, kas või moosipurkide silte või omale kodulehte, et kõike seda sa saad siin Canvas tasuta teha. Ja vaatan, et keegi on küsinud, kus on keele muutmise nupp ja sellest ma ka kohe räägin, et originaalis on jah, siis Canva nii-öelda inglisekeelne ja minul nagu näha on siin nii-öelda eestikeelne versioon, mis tähendab seda, et sellised põhinupud ja põhimenüü on tõlgitud eesti keelde ehk et sa saad kenasti hakkama. Kui sa võib-olla inglise keeles ennast väga tugevalt ei tunne, siis ta nii palju tõlgib päris kenasti eesti keelde selle programmi, et sa saad oma kujundused ära teha. Nüüd, kui sa soovid sellist sügavamat sisu siit lugeda, juba süveneda Canvasse, siis kui sa siit natukene edasi lähed erinevate siin võib-olla artiklite või teemade juurde, et sealt edasi läheb Canva inglisekeelseks, et olenemata sellest, et sul on valitud eesti keel selleks keeleks, et läheb veel aega, kuni Canva siis suudab kogu programmi eesti keelde tõlkida, aga ma usun, et ühel hetkel saab see nii olema. Aga keelt saad sa muuta siis nii, et kui sa nüüd oled siia esileheküljele jõudnud, siis siin üleval on see hammasratta nupukene või ikoon, mis on siis sätete nupp, et see peaks nüüd nii vanal kui uuel versioonil, kui ma õigesti mäletan, olema siin samas kuskil üleval riba peal. Ja kui sa siit selle sätete nupu avad, siis kohe esimesena avanebki siin sinu konto info ja siit natukene allapoole kerides siin on siis see keele nupp ja siit saad siis valida, et kui sul on siin inglise keel, et otsisid keele nupu alt välja siis eesti keel ja siit saad ilusti ära muuta selle. Nüüd ma korraks lähen veel siia tagasi ja näitan, et kui me nüüd läksime siia nii-öelda järgmisele lehele, eks ju, Canvasse sisse, siis siin on ka kenasti kõik need menüünupud on ilusti eesti keeles, et sa saad kenasti siin toimetada, aga nagu näha, see ülemine menüü, mis juhatab sind siis nii-öelda Canva sügavustesse, et süvitsi saad sa siit lugeda erinevaid teemasid, mida siis Canvas teha on võimalik. Canva on ka väga hea õpetajatele ja haridustöötajatele, et siin on väga-väga palju võimalusi, kuidas õpetajad saavad oma tööd lihtsamaks teha ja materjale luua oluliselt vähema ajakuluga. Ja siin on ka siis lahti seletatud siis tasulise ja tasuta konto hinnakiri, et kiirelt, ma pikalt siin peatuma ei hakka, aga kiirelt ütlen, et tasulise konto hind on 12 eurot kuus, et see on ka minu meelest väga mõistlik hind, et kui sa ikkagi plaanid Canvat juba rohkem kasutada, et saad siin selle pisiku külge, siis ma tõsiselt kaaluksin seda tasulist kontot ka, sest ikkagi tuleb millegipärast, et kõik need mallid, mida sa kujundama hakkad, et millegipärast just need tasulised mallid meeldivad rohkem, kuigi ka tasuta kontol on väga-väga suur ettekujundatud põhjade valik. Aga seal siis, kui sa kasutad tasuta kontoga tasulist malli,
siis sa pead, kui sa hakkad alla laadima omale seda kujundust, siis sa pead nende tasuliste elementide eest eraldi maksma. Üldjuhul üks element maksab €1 ehk et kui sa siin teed juba 3-4 kujundust, millel on 3-4 tasulist elementi peal, siis juba selle mõne kujundusega tasuks sul see kuutasu ära, et sellepärast vaata, mõtle, proovi. Ja mis on ka veel hea, on see, et Canval sa saad seda tasulist versiooni 30 päeva tasuta proovida. Et kui sa nüüd hakkad siin ringi vaatama, sa oled täitsa uus ja sulle tundub, et see on väga-väga põnev ja sa saaksid seda enda jaoks kasulikult nii-öelda tööle panna seda programmi, siis kindlasti proovi seda tasuta 30 päeva varianti ja vaata kõiki neid tasulise versiooni funktsioone ka, et kas sul on neid vaja ja kui ei ole, siis sa saad iga hetk selle nii-öelda pro-konto lepingu lõpetada selle 30 päeva jooksul ja sa selle eest midagi maksma ei pea. Aga siin esilehel, kuidas see programm toimib, on siis see, et siin on hästi palju ette kujundatud selliseid kujunduspõhjasid ehk malle ja neid malle kasutades saad sa hästi lihtsalt siis kujundusi luua. Ja neid malle saad sa leida siis niimoodi, et sa sisestad siia otsinguribale lihtsalt otsingusõna. See on üks võimalus, et täna me näiteks hakkame kujundama meili allkirja, siis me hakkamegi siit või paneme siia otsingusse meili allkiri hetke pärast. Aga sa saad valida ka siit nende välja toodud nii-öelda põhiteemade alt, et teemade kaupa on siin selle keskmise riba peal siis kirjas. Sa saad luua dokumenti, sa saad luua siis nii-öelda tahvleid, kus siis selliseid ajurünnakuid teha või luua omale visioonitahvleid või töövoogusid või midagi sellist, eks ju. Esitlusi saad luua, kõik sotsiaalmeedia postitused, et kui ma nüüd korraks siia sotsiaalmeedia peale vajutan, siis on näha, et siin omakorda saad valida siis kas Instagrami kõik erinevad versioonid, milliseid Instagrami postituse teha ja siin all siis hakkavadki tulema need mallid ehk ette kujundatud põhjad ja kõiki neid malle saad sa siis kasutada ja neid siis nii-öelda kohandada enda jaoks. Samamoodi ka siin siis Facebooki kõik erinevad postituse mõõdud, eks ju, kaanepostitused ja nii edasi. Ja samamoodi LinkedIn, YouTube'i, Pinteresti, kõige jaoks on siin mallid olemas. Siis saad sa siit ka printimise tooteid omale luua ja nagu ma ütlesin ka siis veebilehte. Ja siin on eraldi ka siis kohandatud suuruse nupukene ehk et sa saad luua ka täiesti nullist omale sellised tühja põhja kindlate mõõtude jaoks, et kui sul on vaja kuskile mõnda, ma ei tea, näiteks bännerit teha, millele on ette antud kindlad mõõdud, siis sa sisestad need mõõdud siit nupu alt ja siis Canva loob sulle täpselt nende õigete suurustega selle tühja põhja, aga siis tõepoolest saad sa nii-öelda siis tühja põhja konkreetsete mõõtudega, mitte siis neid ette kujundatud malle. Ja teine variant, kust neid malle sa otsida saad, on siit vasaku menüü pealt on siis mallid, selline nupukene ja kui sa siia mallide nupu peale lähed, siis siit omakorda veel ka nii-öelda teemade kaupa samamoodi avanevad need mallid ja siin ongi siis kõik erinevad võimalused, mida kõike sa saad siis Canva abil luua. Näiteks siin trükitoodete all, eks ju. Dokumendid, kontoritarbed, fotod, kingitused, turundusmaterjalid, erinevad bännerid, brosüürid, visiitkaardid, sildid, eks ju, nagu ma ka enne ütlesin, kaardid ja kutsed, kõik erinevad sünnipäevakaardid, kutsed, nagu ma ka enne ütlesin, eks ju, erinevaid silte saad siis luua, millele iganes sul vaja on, võib-olla teed käsitööd, soovid panna selliseid ilusaid silte külge, mingeid tänukaardikesi ja nii edasi ja nii edasi.
et kõike seda on võimalik siit Canvas siis luua ja neid prinditooteid väga paljusid nendest on võimalik ka otse Canvast printida. Ehk et sa ei pea siis hakkama, et kui sul on sellist professionaalset voidikut või midagi vaja või brošüüri, et sa ei pea tingimata siis otsima veel eraldi trükikoda, et kuhu see nii-öelda kujundus siis saata, kes sulle need välja prindiks, vaid sa saad ka otse siit Canvast neid printima saata. Et see on ka selline väga mugav võimalus, et mina ise olen seda korduvalt kasutanud, viimati näiteks tellisin, vabandust, ma võtan lonksu vett vahepeal. Et viimati mina ise tellisin fotoraamatu näiteks, et lõin siin Canvas või koostasin siis fotoraamatu ja tellisin selle otse Canva kaudu, et väga mugav ja saad tellida ka täiesti ühekaupa, et kui tihtipeale trükikodadel on just see nõue, et peab olema mingi arv neid nii-öelda trükiseid, mida sa siis soovid tellida, siis Canvas saab ka täiesti ühekaupa tellida ja saatmiskulu ei ole, et saatmiskulu on Canval siis alati tasuta. Et need on siis need põhivõimalused, kas siit mallide nupu alt, kas siis siit otsinguriba peale sisestad oma märksõna, mida sa soovid looma hakata või siis otsid ka siit näiteks nende samade nupukeste alt täpsemalt. Nii, aga lähme siis oma tänase teema juurde ja täna me hakkame kujundama oma e-postile sellist natukene isikupärasemat allkirja. Ja nagu ma enne korra mainisin, et kõige lihtsam ongi siis niimoodi neid malle leida, et me kirjutamegi siia lihtsalt selle, mida me soovime tegema hakata. Ja täna on meil siis meili allkirjana, kui sa näed, et kui sa hakkad kirjutama, siis Canva juba hakkab sulle pakkuma erinevaid võimalusi või arvama, mida sa soovid luua. Ja siin on siis kaks võimalust, et kas sa saad neid siis Canva mallide seast hakata otsima või sinu enda juba loodud sisu seast, et kui sa kasutad Canvat palju, nii nagu mina seda teen, siis mul on ka see minu enda loodud sisu siin juba väga-väga suur ja selleks, et siis oleks lihtsam leida, et ma ei peaks siin kataloogides nii-öelda ringi otsima või siin nii-öelda viimati loodud kujunduste seas, mis tulevad siis siia alla kerima, siis ma saan ka oma kujundusi otsida kohe siit otsinguriba kaudu. Aga täna me vaatame siis meili allkirja, ta pakub siis ilusti siia ka meili allkirja meile välja ja näitab, et meili allkirja suurus on siis 400 korda 200 pikslit, et see on selline tavapärane, normaalne, selline nii-öelda visiitkaardi mõõt enam-vähem. Ja kui me nüüd selle otsingusõna siia paneme, siis on näha, et siin tuleb meil suur hulk erinevaid selliseid meili allkirju või ka siis näiteks visiitkaarte, kui sa soovid näiteks päris välja trükkida omale, siis sa võid ka neid põhju kasutada. Aga meie täna siis vaatame meili allkirja ja kui sa nüüd siin nende mallide peal ringi liigud, siis on näha, et osadel kujundustel tuleb siia alla paremasse nurka Pro ja kroonimärk ja need nüüd ongi siis need tasulise konto mallid. Ehk et need, millel ei ole siin ühtegi märki, need on kõik tasuta kasutamiseks ja kui sa siin liigud edasi, siis näed, et siin on Pro jällegi, siin on jällegi tasuta mallid, jälle vahepeal Prod ja tasuta, eks ju. Ehk et nagu näha, siis on väga palju ka tasuta malle ja väga erinevaid, samamoodi nagu ka tasulisi. Ja kui sulle nüüd mõni mall siit meeldib, et ära siis võta kohe siit kõige esimest nii-öelda tasuta malli, näiteks see on selline hästi populaarne tasuta mall, mida mina ise olen
oma nii-öelda õpilaste või siis klientide seas palju ise näinud, et võetaksegi kohe see esimene, et selleks, et natukene siis nii-öelda eristuda või olla ikkagi erilisem, siis vaatasin rohkem ringi, et siin on hästi palju neid erinevaid võimalusi ja isegi siis, kui sa võtad selle esimesed, siis muuda ta ikkagi piisavalt palju nii-öelda enda omaks või kohandada teda nii, et ta oleks sinu nägu, mitte ei oleks kohe äratuntavalt selline Canva mall, eks ju. Ehk et keri siia allapoole, siin on näha, et siin üleval on kirjas, et üle 2000 erineva malli on siin. Ja vaata natukene ringi. Siin on erinevaid stiile, on pildiga, on ilma pildita, on värvilisemaid, on tagasihoidlikumad. Kõiki neid elemente, mis siin peal on, saad sa muuta, et ära muretse, kui sulle mõni element ei meeldi, et kui sulle meeldib siin selline nii-öelda natukene värviline või selline mängulisem, aga võib-olla näiteks ei meeldi see element siin peal, siis ära muretse, et need mitte soovitud elemendid saad sa ära kustutada ja lisada siia hoopis mõne teise elemendi, mis sulle näiteks meeldib või mis sind või sinu ettevõtet või sinu tegemisi iseloomustab. Et mina täna püüan teile ka näidata tasuta nii-öelda malli peal ja kasutada ka siis nii-öelda tasuta konto võimalusi. Ja võib-olla mõne koha peal natuke näitan ka, mida siis veel lisaks tasulise kontoga teha saab, et anda sulle natukene ülevaadet. Aga võtame siit näiteks sellise malli, et siin on näha, et see on selline suhteliselt minimalistlik, lihtne ja kroonimärk ei ole, ehk et tasuta kasutamiseks. Ja kui sa nüüd sellele peale klikid, siis see avaneb sulle suuremana, sa näed seda natukene siis lähemalt. Ja siin malli kõrval on siis selle malli pealkiri, siin on selle malli mõõdud ja siin on siis inimene või see disainer, kes selle malli on loonud. Et kõik Canva ette kujundatud põhjad on loodud professionaalsete disainerite poolt, ehk et sa võid olla kindel, et need fondid sobivad omavahel kokku, ta on kujundatud niimoodi, et on arvestatud üleüldiseid kujundusreegleid, et on ümberringi nii-öelda see vaba ala, mis kujundamisel on hästi oluline, et oleks nii-öelda õhku kujundamises ja nii edasi ja nii edasi. Ehk et sa saad kujundada väga professionaalse välimusega kujundusi just seetõttu, et need põhjad on loodud profide poolt. Ja siin all on siis omakorda veel sarnaseid malle. Ja siin sa näed, et siin ta siis juba pakubki sulle neid tasuta variante siis rohkem, et kuna sa valisid nii-öelda tasuta malli, mis sulle meeldis, siis ta siin pakub veel juurde sarnase stiiliga ja võid ka vaadata veel siit nii-öelda siis võib-olla on mõni veel huvitavam, mis võiks meeldida või sobida. Ja kui sulle meeldib mitu ja sa ei suuda otsustada, siis sa võid need tähistada tärnikesega, et siin iga malli juures on selline tärnimärk ka, et saad ära märgistada mitu erinevat sellist nii-öelda põhja ja hiljem, kui me lähme juba kujundusvaatesse, kus sa saad hakata seda põhja siis muutma, siis sa saad seal veel vaadata neid erinevaid ja otsustada ja võib-olla kasutada mitut erinevat malli ja teha nendest ühe kokku, et võib-olla sulle meeldib näiteks selle malli pealt meeldivad siit need elemendid, sellised jooneelemendid, mida sa sooviks kasutada, aga põhimallina meeldib sulle hoopis see, eks ju, et siis sa saad võtta siit malli pealt selle joone elemendi ja panna näiteks omal selle malli peale. Ehk et sellepärast on siis mõistlik neid põhjasid natukene rohkem valida kui ühe ja siis selle lõpliku valiku saad sa teha juba kujundusvaates. Aga mina jätan praegu selle sama, see on selline hea, lihtne, minimalistlik ja lähme siit siis edasi ja hakkame vaatama, kuidas seda muuta siis saab.
ja selleks vajutame siia kohanda seda malli nupu peale ja nüüd me satume siis Canva nii-öelda kujundusvaatesse ja see on nüüd siis see koht, kus sa saad hakata seda malli kujundama siis enda järgi. Ja kui me liigume siin selle malli põhja peal, siis on näha, et kõik need erinevad tekstiread, kui ka kõik need joonekesed, kastikesed, foto, kõik on eraldi elemendid. Ehk et see tähendab seda, et sa saad kõiki neid elemente siin muuta või ära kustutada, lisada siia uusi elemente ja kõik see on tegelikult hästi lihtne selline nii-öelda võta kinni ja lohista siia kujunduse peale põhimõtte järgi. Ja kus on neid erinevaid elemente ja kõike seda teha saad, on siis siin vasakpoolses menüüs, on siis sellised erinevad menüünupukesed ja kõige olulisemad sinu jaoks ongi siis, kui sa oled siin algaja ja alles nii-öelda õpid tundma programmi, siin on loomulikult palju rohkem võimalusi veel, aga põhilised tööriistad, mis sul näiteks tänase kujunduse puhul siis vaja oleks, on siis see elementide nupukene, siis võib-olla ka see teksti nupukene, kui sa soovid näiteks lisatekstikasti või tekstirida siia lisada ja siis ka see üleslaadimiste nupukene. Ehk et kui sa soovid luua sellist fotoga nii-öelda allkirja, siis sul on vaja saada ka oma foto siia Canvasse ja seda fotot saad sa üles laadida siis siit üleslaadimise nupu alt. Ja kui me nüüd alustame, siis kõigepealt ma soovitan valida selle põhja värvi valge. Ja seda sellepärast, et see allkiri jääks siis selline nii-öelda loomulik, et ta tuleks loomuliku sellise meili jätkuna. Et kui ma nüüd korraks hüppan siin näiteks siia Gmaili, kuhu me hiljem hakkame seda allkirja panema, mul siin üks allkiri on praegu näidiseks olemas ja kui ma siit avan nüüd uue e-maili, siis on näha, et see allkiri ongi siin sellise nii-öelda valge tausta peal, et kuna see e-maili taust on valge, siis ta ongi siin selline loomulik nii-öelda allkiri, et läheb justkui teksti jätkuna edasi. Kui sa nüüd valid omale mõne muu taustavärvi, siis see allkiri jääb sul siin selline nii-öelda kandilise kastikujuga, eks ju, et nagu selline visiitkaart siin lõpus. Kui sulle see sobib ja meeldib, siis loomulikult võid sa ka teha sellise nii-öelda siis visiitkaardi omal siia meili lõppu. Aga mina täna siis jätan selle tausta valgeks. Seda taustavärvi saad sa ka ise muuta, et kui sa alguses valisid selle valge põhjaga visiitkaardi, siis seda värvi sa saad muuta niimoodi, et sa teed selle aktiivseks. See on siin aktiivne siis, kui siin on see sinine või lillakas kontuur ümber ja siis tekib sulle siia selline väike menüüriba ja siin on näha taustavärv ja seda avades tekivad siia siis juba erinevad kõik värvivalikud ja siit saad oma tausta siis muuta vastavalt sellele, mida sa soovid. Nüüd, kui me enne märgistasime osad nii-öelda mallid tärnikese või tähekesega, eks ju, siis need tähekesega märgistatud mallid peavad tulema sul siia vasakule menüüsse. Minul on siin neid nupukesi palju, sest kõik need, mida sa kasutad, need tulevad sul siia riba peale, kui sina oled alles täitsa alguses, siis siin sul väga palju neid ei ole, aga üks on siis siin tärniga tähistatud, eks ju. Ja kui sa siia nüüd vajutad, siis siin ongi näha need samad, mida me valisime siis välja, eks ju, et mul on siin siis 3 erinevat tähistatud tärniga ja sa võid need ka lisada siis omale siia. Näiteks
niimoodi, et sa valid siit lisaleht kõigepealt omale tühja lehe ja siis vajutad selle sama põhja peale ja nüüd ta tuleb sulle siia ja veel ühe lisaleht ja vajutad selle malli peale ja nüüd on need teised mallid ka sul siin olemas ja nagu näha, samamoodi kõik elemendid on siis nii-öelda muudetavad ja kui sulle näiteks meeldivad need joonekesed siin, siis sa saadki võtta need joonekesed ja panna selle oma põhja peale, mida sa siis parasjagu kujundad, eks ju. Võib-olla sulle meeldib näiteks see font, mis selle põhja peal on, siis sa saad vaadata kohe, mis font see on, siin peal klikkides tuleb siis siia üles jälle menüüriba ja siin on see fondi nimi siis ilusti olemas. Siin fondi riba peal on ka, sa saad seda muuta siis niimoodi, et sa teed oma selle soovitud kujunduse siis aktiivseks ja otsid selle sama fondi nime, eks ju, saad niimoodi muuta või teine variant on siis, et kui sa nüüd teed aktiivseks selle, siis avaneb see menüüriba ja siin kõige lõpus on selline laadi kopeerimise nupukene ja kui sa selle peale vajutad, siis lähed siia teksti peale, nii-öelda kopeerid selle ja siis lähed oma selle soovitud kujunduse peale ja siis ta kopeeribki sulle selle sama teksti, et see on ka üks võimalus. Näiteks ma vabandan korraks, et kus selle leidis tärniga tähistatud, see valitsus tegi? Ja kohe näitan. Nii, tõstan selle natukene siia ülespoole. Tärniga tähistatud peaksid tulema sulle siia vasaku riba peale. Kui sul nüüd ei ole siin, kui sa oled päris algaja, siis kui ma nüüd õigesti mäletan, äkki oli siit rakenduste nupu alt, siis vaata, kas sul ei ole see nupukene siin Canva lisavõimaluste all, et mina olen seda nii palju kasutanud, siis ta tuleb automaatselt siia vasaku menüü juurde, nii-öelda selle riba peale, aga vaata siis rakenduste nupu alt, äkki on sul need tärniga tähistatud siin, aga kõigepealt otsi siit vasakult riba pealt, et minul ka ta oli siin päris suhteliselt all nende ülejäänud siis nupukeste vahel, et siin ja siin peal klikkides näitab ta sulle kõiki neid malle, mida sa oled tärniga tähistanud. Et ma loodan, et sa leidsid ülesse. Nii, ja nüüd hakkame siis sedasama kujunduspõhja nii-öelda siis enda omaks kujundama. Et ma juba siin siis kopeerisingi nüüd selle uue fondi, et see on selline nii-öelda natukene selline kalligraafilisem, ilusam font võib-olla, mida kasutada, aga kui sa tahad ise valida, otsida neid erinevaid fonte, siis teed selle aktiivseks ja vajutad siia fondi menüü peale siis ülevalt ja siis avaneb sulle siia vasakule terve suur väga-väga pikk list nendest erinevatest fontidest, mis siin Canval siis pakkuda on. Ja siin on ka natukene nüüd allapoole kerides on selline nupp nagu eesti keele fondid, et kui sinu nimes on näiteks täpitähed, kas õ, ö, ü või su ettevõtte nimes, siis võib-olla on mõistlik valida siit eesti keele fontide alt, sest kõikidel ülejäänutel ei pruugi olla eesti keelele omaseid täpitähti, et sa saad alati proovida, vaadata, sest paljudel ka teistel fontidel on, aga need, mis on toodud välja siin eesti keele fondid all, siis nendel on kindlasti olemas need täpitähed. Ja kui sa nüüd ei leia siit otse niimoodi kiirelt kerides vaadates ühtegi sellist sobivat, mis sulle võiks meeldida, siis sa võid otsida ka siit otsingusõnaga näiteks, kui sa tahad sellist võib-olla kalligraafilisemat või sellist käsikirjalisemat nii-öelda nime kirjutada näiteks sellega, et kogu teksti ma väga ei soovita sellises kalligraafilises kirjas, et seda on raske lugeda, et oluline, et nii-öelda need andmed oleks inimese jaoks sellisest selgelt loetavas heas kirjas, aga nimi, miks mitte natukene selline
kalligraafilisem olla võiks. Ja kui sa sisestad otsingusõna, siis sa näed, et siin jällegi tuleb, et kroonimärgiga need on siis tasulise konto fondid, aga siin siis kerides ja alla vaadates saad siis neid erinevaid ja lihtsalt siin peal klikkides saad siis näha, et kuidas see sinu nimi selles fondis välja näeb ja mõni fond, mõnel fondil on siis suuremad tähed, mõnel väiksemad ja neid seda tähe suurust saad sa siinsamas jällegi üleval menüü riba peal, et kui sulle meeldib siin selline font, siis siin saad ta siis väiksemaks teha niimoodi, et ta siis mahuks sul siia ühte ritta ilusti ära, eks ju. Ja niimoodi siis katsetada ja proovida neid erinevaid, et milline font sulle meeldib ja võib-olla sulle üleüldsegi ei meeldi selline kalligraafiline, sa tahadki hoopis täiesti sellist klassikalist ja nii-öelda tavalist, et siis võid ka proovida selliseid täiesti nii-öelda klassikalisemaid, mida kasutatakse ja teha hoopis sellise minimalistliku, eks ju, et kõik ongi sinu enda valik ja oma maitse järgi. Mina praegu jätan siis sellise siia natukene kalligraafilisema, tõmban selle tekstikasti natukene kokku ja panen ta siia. Ja teksti värvi ka siis jällegi samamoodi kõik need tööriistad avanevad siis, kui sa teed selle kasti aktiivseks, siis avaneb see tööriista riba ja siit saad muuta ka siis teksti värvi näiteks, eks ju. Ja niimoodi siis iga selle teksti rea puhul. Siia võid siis kirjutada nii-öelda, kes sa oled või mis ametikohal. Ja siis siin ongi näha, et nii-öelda selleks ülejäänud tekstiks või andmete jaoks on kasutatud siis Open Sansi fonti, et see on selline hästi kasutatav just veebidisainide puhul, mis on nii-öelda veebis lugemiseks hea, et ta on selge kiri ja teda on lihtne lugeda. Ehk et mina valin siit ühe teise fondi, mis mulle meeldib, on Prompt, et selle kiri on ka selline selge ja hea lugeda. Ja kui sa nüüd muutsid siin ühe tekstikasti ära selleks fondiks, mida sa soovisid, siin on näha, et nüüd tuli siia Prompt, aga sul on siin all veel erinevad tekstikastid, eks ju, telefoninumbri, meiliaadressi, postiaadressi ja veebiaadressi, siis kui sa nüüd ühe valiku siit tegid, siis siia alla tekib ka selline nupukene, et muuda kõik, ehk et need kõik ülejäänud tekstikastid, mis on siis Open Sansi fondiga, saad sa ühe klikiga muuta siis selleks promptiks ja mina siis muudan ära need. Ja nüüd on siis näha, et kõik need tekstikastid on siis prompti fondiga. Ehk et see jällegi siis natukene nii-öelda lihtsustab või kiirendab tööd. Ja nüüd saad sa siia siis lisada erinevaid elemente juurde, et nagu ma siin juba näitasin, et võtsin siit selle teise põhja pealt sellise joone kujutise, et saad lisada neid ka, et mina siia endale võib-olla praegu ei lisaks seda, et see jällegi siis nii-öelda jätab sellise visiitkaardi mulje pigem, et ma võtan selle praegu ära, panen siia tagasi, aga siin on ka sellised paar toredat elementi, on näiteks see joon ja siis on siin ka selline nii-öelda raam, et need on päris huvitavad ja võib-olla isegi jätaks siia, aga võib-olla ma tahan seda joont natukene peenemaks näiteks teha, siis jällegi teed selle elemendi aktiivseks, avaneb jällegi siin menüü üleval ja siin saad siis joone jämedust
liuguriga siis luua peenemaks ja laiemaks ja saad ka teda muuta siis näiteks punktiiriks või täpiks, eks ju, ja niimoodi seda kujundada ja täpselt samamoodi ka selle kastikese kujundusega. Jällegi lähed siia samma menüü peale ja näiteks panen selle ka siis nii-öelda üheks selle jämeduse ja nüüd on ta mul siis peenem. Teine variant, et sa lisad selle joone hoopis mujale, näiteks ma ei jäta seda niimoodi siia kõrvale, vaid ma tahaks panna seda hoopiski võib-olla siia oma ametikoha nimetuse alla, näiteks sellise joone. Et jällegi teen aktiivseks selle ja saan ta keerata ümber. Siin kõrval tekib selline noole nupukene. Tõstsin ta teistpidi ja liigutan ta siis siia, kuhu ma teda panna siis soovin, eks ju, et näiteks siis panen siia niimoodi. Ja seda sa saad ka siin pikemaks ja lühemaks venitada siit otstest, siis muuta jällegi selle värvi ja nii edasi. Ja kui sul ei ole siin kujunduse pealt seda joont, aga sa sooviksid panna, näiteks sa valisid ma ei tea, sellise malli ja siin ei ole joont, aga sa tahad seda joont siia vahele tõmmata, siis neid elemente, mida oma kujundusele lisada, saadki sa siit vasakult poolt elementide nuppu alt. Ja see toimib siis täpselt samamoodi, saad kas siin siis nii-öelda kerida ja vaadata neid elemente, siin näiteks kujundite all on siis joone oma, või siis sa lihtsalt panedki otsingusse jällegi, mida sa soovid leida, paned siia joon ja graafika, okei, siin on nagu näha siis eestikeelsena ta niimoodi ei toimi, eks ju, kuigi kui sa siin vaatad, siis ta näitab küll erinevaid jooni, et kui ma nüüd panen siia joon, valisin otse, siis ta mulle automaatselt andis selle joone, eks ju. Ehk et sa pead siis natukene neid märksõnu nii-öelda vaatama ja läbi mõtlema, et kõik eestikeelsed märksõnad ei toimi, nagu praegu oli näha, aga enamasti leiad sa ilusti ka eestikeelsete märksõnadega üles. Teine variant, siis sa lihtsalt saad siit kujundite alt valida, et kuva kõik ja siin on kõik erinevad jooned otstega ja ilma otsteta ja samamoodi kõik ülejäänud kujundid ka. Nii, selle joone praegu siit kustutan ära. Ja niimoodi saad sa kujundada siin siis oma selle teksti osa, eks ju. Siia siis pannagi oma telefoninumbri siis näiteks. Siis lisada ka oma meiliaadressi. Nii, ja kuna minul see asukoha aadress ei ole oluline, siis seda ma ei vaja siia, selle ma lihtsalt teen aktiivseks ja kustutan selle ära, et kui ma teen aktiivseks, siis tekib siia selline väike menüü ja siin on ka kustutamise nupp. Ja viimane on siis kodulehe aadress, ma panen selle siia. Ja kuna ma soovin, et see kodulehe nii-öelda aadress paistaks siin allkirja peal natukene rohkem silma, ehk et ma soovin inimesi suunata oma kodulehele, siis ma saan seda teksti natukene selliseks nii-öelda erilisemaks või silmapaistvamaks muuta. Ja selleks jällegi tekstikast on aktiivne, siis avaneb siin selle tekstikasti menüü ja siin on selline nupukene nagu efektid. Ja kui ma nüüd lähen siia efektide nupu all, siis siin on näha, et ta pakub mulle erinevaid võimalusi, kuidas seda teksti siis efektsemaks teha, eks ju. Mingid siin, ütleme, selle minu teksti puhul praegu ei toimi.
et see tekst peaks olema selleks, et talle kontuuri luua või seest õõnsaks, eks ju, peaks see tekst olema siis natukene selline jämedam. Aga kuna ma seda ei soovigi, siis ma valin siit selle tausta efekti ja see siis annab seda, et ta loob siia automaatselt sellele tekstile sellise tausta ja seda tausta ma saan ka siin veel kujundada, eks ju, kas ma tahan, et ta oleks kandilisem või ta oleks natukene ümaram, kas ta oleks selline täidlasem või kitsam ja kas ta oleks heledam või tumedam, eks ju, seda saan kõike nende liugurite abil muuta ja samamoodi ka siis seda värvi, ehk et lähen siia värvi nupu peale ja siit ma saan valida siis selle värvi, mida ma soovin, milline ta oleks. Ma panen selline oma nii-öelda brändi värvi ja jätan ta selliseks. Ja nüüd, kuna meil kõik need nupukesed, mis me siia allkirjale panema, teeme ka aktiivselt klikitavaks, ehk et me lisame siia veel ka sotsiaalmeedia ikoonid ja ma soovin, et ka see kodulehe nupukene oleks aktiivne ja et inimene saaks aru, et see on aktiivne, siis ma lisan siia veel ühe sellise nii-öelda näpu elemendi juurde, et see oleks nii-öelda piltlikult või visuaalselt ka selgeks tehtud, et sa saad siia peale klikkida. Ja jällegi panen otsingusse eestikeelse sõna, vaatan, kas seekord toimib. Nagu näha, siis on. Valin siit graafika ja graafika all on siis erinevad sellised näpunupukesed, mille vahel ma saan siis valida. Ma vaatan, kas siin on ka mõni tasuta, näiteks see element on siin tasuta, et võtan siit sellise nupukesed ja kui ma siin peal klikin, ta tõstab mulle selle automaatselt siia kujunduse peale ja ma saan seda siin siis liigutada ja väiksemaks teha, kui ma võtan siit nurgast kinni ja siin all on siis 2 noolekest, nendega ma saan teda siis liigutada, keeran teda natukene. Ja teine, see ristikestega nupukene, kui ma sellest hoian kinni, siis sellega ma saan seda elementi tõsta ja liigutada. Saan ka teda niisama niimoodi, et ma panen lihtsalt klikin siia peale, saan ka, aga teinekord on mugavam siis selle nupu abil teda liigutada. Ja kui ma nüüd ta liigutan siia teksti peale, siis on näha, et ta jääb siia tekstikasti alla. Ehk et kõik need elemendid on erinevad kihid nii-öelda siin kujunduse peal. Ja nüüd mul oleks vaja siis tõsta see tagumine näpu elemendi kiht siia teksti elemendi kihi peale. Ja seda ma saan ka tegelikult mitmest kohast teha, aga ma ei hakka seda väga keeruliseks ajama, siis ma näitan lihtsalt jällegi, teed aktiivseks, avaneb ülemine menüü ja siin on selline nupp nagu asend, ehk et sa saad siis seda asendit liigutada. Ja kui sa valid selle asendi nupu, siis jällegi avaneb siin menüü ja siin on siis näha, et sa saad teda siis panna nii-öelda ühe sammu võrra edasi või siis päris nagu esiplaanile, eks ju. Praegu mul on vaja ainult, et ta ühe sammu võrra, ma vajutan siia ja ta ongi siin esiplaanil. Ja siin ma saan teda siis veel liigutada ja panna ta siis täpselt sinna, kuhu ma soovin. Ja selle elemendi värvi ka saab muuta, et kõikidel elementidel ei saa värvi muuta, aga kui sa lähed elemendi peale ja siin avaneb menüü ja värvi nupp ka, siis tähendab, et sellel elementil sa saad värvi muuta ja ma näiteks panen ta sellise sinise, eks ju. Ja nüüd jällegi on kohe see tekstikast palju selline nii-öelda silmapaistvam, eks ju, ja ma saan siis suunata inimesi või kutsuda siis inimesi nii-öelda oma kodulehele ja näidata, et see nupukene on klikitav. Ma panen selle elemendi koos selle tekstikastiga, võtan siit nurgast kinni, teen nad mõlemad korraga aktiivseks ja rühmitan nad ära. Siin tekib jälle menüü ja siin on rühm, panen nad rühmaks. Ja see nüüd annab mulle selle, et ma saan seda koos liigutada, et muidu kui nad on 2 erinevat elementi, siis nad liiguvad kogu aeg paigast ära. Ma tegin nad üheks rühmaks ja nüüd ma saan neid liigutada. Ja
nüüd, et seda natukene veel selliseks huvitavamaks teha, ma soovin lisada siia nende info nupukeste juurde ka sellised väikesed ikoonid ja näiteks olid siin all ikoonid. Üks variant on, et sa saadki võtta, kui sulle need ikoonid meeldivad, saad kasutada siit neid. Jällegi siin on näha, et ongi see ikoon on koos selle tekstiga samamoodi rühmaks tehtud, nad on 2 tükki kokku pandud. Kui ma selle rühmitamise tühistan, siis on näha, et siin on 2 erinevat elementi ja saan kasutada siit. Mina soovin natukene teistsuguseid elemente ja selle jaoks ma siis jällegi lähen siia elementide nupu alla ja otsin, mida ma siis soovin. Ja nüüd ma soovin siis kõigepealt telefoni sellist ikooni. Ja kui ma siia otsingusse panen, siis ta hakkab mulle kohe ka siin pakkuma jälle variante. Valin jällegi siit graafika ja saan nüüd siit valida siis, millist telefoni ikooni ma soovin kasutada. Nii, ma vaatan, kuna mul on siin nii-öelda mobiiltelefoni number, siis ma vaatan, kas siin on ka mõni selline ikoon, mis oleks näiteks see, eks ju. See on küll nüüd praegu siin siis Pro element, aga sina võid siis valida mõne teise, mis on siis näiteks tasuta element, eks ju, kui sa kasutad Pro kontot. Mina võtan praegu siit selle ja jällegi vajutan peale ja ta tuleb mul automaatselt siia kujunduse peale. Ma teen ta siin väiksemaks, tõmban ta praegu siia alla. Siis ma soovin meili jaoks samamoodi sellist ikooni leida ja kirjutan siia nüüd siis näiteks meili ikoon. Ja avanevad mul jällegi sellised väiksed ikoonid ja kuna ilus on, kui ta on, ütleme, sellist ühtset stiili, siis ma otsin sarnast, nagu ma selle telefoni ikooni ja näiteks see on siis jällegi sarnane või see on siin siis tasuta element, näiteks saab kasutada. Ja nüüd, et teha nad siis sama suureks, ma panen ta siia teise ikooni kõrvale ja lükkan ta nüüd siis väiksemaks ja need abijooned aitavad mul siis ta sama suureks teha, et kui ma nüüd hakkan siit liigutama seda, siis näete, siia alla tekib selline punane punktiir, see näitab, et ta on nüüd siit alt täpselt kohakuti ja ülevalt samamoodi, et kui ma teda liigutan, siis näitab ka nüüd üleval punktiir ja nüüd on nad mul täpselt sama suured. Ja kolmas on mul ka siis kodulehe aadress ja siis ma panengi näiteks kodulehe ikoon, vaatame, kas ta sellega leiab ja jällegi siit graafika alt siis leiab palju erinevaid ja saad jällegi valida, milline sulle meeldib. Ma võtan siit täitsa sellise tavalise klassikalise ja panen jällegi siia kõrvale ja püüan ta siis teha sama suureks. Nii, ja nüüd mul on need 3 ikooni olemas ja mul on siis vaja nad sättida siia ilusti nende andmete ette. Nüüd mulle meeldib, kui kujundus on joondatud ilusti, ühtlaselt ja silma järgi on seda tihtipeale keeruline teha, siis selle jaoks me saame siin Canvas võtta abijooned appi, et joondada nad siis ilusti kõik siia ühtselt. Et üldjuhul kujunduste puhul kehtib see reegel, et vasakule poole joondatuna on kogu teksti kõige lihtsam hoomata või lugeda. Ehk et mina väga tihti kasutan siis seda vasakule poole joondamist, aga mõnede kujunduste puhul loomulikult on ka võimalik joondada siis nii-öelda keskele või teisele poole äärde, et vastavalt sellele siis, mida sa kujundad. Et praegu ma tahaks nad joondada siis kõik siia vasakule poole äärde, aga selleks, et ta siis tõesti oleks ka siin ilusti ühe joone peal, siis selleks ma kõigepealt teen kõik need teksti kastid täpselt nii väikseks, kui see tekst mul siin on. Nii,
ja siis ma saan neid joondada. Ja selleks ma võtan siis appi siit abijooned. Minul on need joonlauad siin juba olemas. Need joonlauad ongi siin siis vasakul pool selline numbririda ja üleval. Kui sinul jällegi ei ole neid, siis sa leiad need siit faili alt, ülevalt valid fail, valid sätted ja siin ongi kuva, joonlauad ja juhikud, et minul on näha, mul on siin linnukene ehk et nad on olemas, sina saad siis klikkida siia ja tekivad sulle ka. Ja nüüd, kuidas siis abi nendest on, lihtsalt sa lähedki, võtad parema hiire klikiga siis või vabandust, vasakupoolse klikiga siit kinni ja tõmbad ta omale siia kujunduse peale. Ja nüüd sa saad siis joondada ennast täpselt selle joone juurde kõik ilusti need elemendid ja joondada sa saad siis niimoodi, et sa hoiad hiireklikiga seda all, eks ju, liigutad tihtipeale, niimoodi on päris keeruline täpselt paika saada, siis sa saad klaviatuuri peal noole nuppudega ka seda lihtsamini, et sa teed aktiivseks ja klaviatuuri peal siis joone nupuga liigutad, noole nupuga liigutad siis paika. Ma panen kõigepealt siia siis need kujundid, nii, jätan siia väikese vahe ja panen ka selle kolmanda ja Canva hästi palju aitab ka, et kui ma siin nüüd liigutan seda elementi, siis on näha, et ta näitab mulle nende elementide vahesid ka ja niimoodi ma saan siis panna täpselt võrdsete vahedega, eks ju. Ja nüüd juba siis panen ka need tekstikastid paika jällegi, kas ma soovin siis alumise joonega joondada või näiteks keskele panna, et see on jälle siis nii-öelda maitse asi ja sa võid tõmmata näiteks ka teise abijoone veel siia nii-öelda nende tekstikastide jaoks, eks ju. Nii, näiteks joondan siia alla ja selle ka samamoodi. Ja siin ka siis jällegi ta joondab selle tekstikasti järgi, aga kuna siin on ka see nii-öelda efekt, see taustaefekt, siis sa saad ka liigutada jälle noole nupuga ja panna näiteks selle siis taustakasti järgi selle joondada. Ja nüüd on need kõik kenasti siis ühel joonel ja sa ei pea neid jooni siit ära võtma, et kui sa nüüd laed omale alla selle kujunduse ja paned oma meili allkirjaks selle, siis need jooned automaatselt kaovad ära, aga kui soovid, siis lihtsalt võtad jälle kinni ja lükkad nad lihtsalt siit minema ja siis ongi sul puhas nii-öelda see. Ja nüüd jällegi selleks, et siis natukene nii-öelda et need tekstid ei liiguks paigalt või et sa saaks neid siin selle nii-öelda allkirjakaardi peal natukene liigutada, siis jällegi on ka hea võimalus, et sa teed kõik nad aktiivseks, kõik elemendid ja rühmitad nad ära. Ja nüüd nad on siin kõik koos ja sa saad seda kogu seda infot siis siin kaardi peal nii-öelda liigutada ühele või teisele poole, jällegi abijooned aitavad, kui sa siin liigud, et ära siis mine sellest nii-öelda kujundusjoontest, eks ju, ülespoole, kui tahad täpselt keskele, liigudki siin nii palju, et ta näitab täpselt, kus on keskjoon, eks ju, saad ka teistpidi keskjoone valida, et kui sa tahad täiesti niimoodi keskele, eks ju. Aga jälle, kuidas kellelegi milline maitse on. Ja kui sa nüüd ikkagi tahad veel siin midagi muuta, siis kui sa praegu tegid nad, eks ju, siin nii-öelda selleks üheks rühmaks, siis kui sa klikid siin peal ja selle rühmitamise tühistad, siis sa saad jällegi siin neid ka siin natukene siis muuta. Näiteks lükkan seda joont natukene ülespoole. Ja panen nad uuesti lukku, et nad mul siin paigast ära ei liiguks. Ja nüüd me jõuame siis siia pildi juurde, eks ju, et pilti ka saab siis erinevat moodi ka nii-öelda kohandada või kujundada, aga kõigepealt, et see pilt siia Canvasse saada, selle jaoks on sul vaja siis siit vasakpoolsest menüüst seda
üleslaadimise nupukest, lähed see üleslaadimiste peale ja siin on siis juba laadi üles faile ja siit siis klikid ja saad valida siis endale sobiva foto, mida sa soovid kasutada. Siin 3 täpi all on ka siis veel võimalusi, et sa saad otse Facebookist, Google Drive'ist, Instagramist või Dropboxist ka selle foto võtta, et ei pea ainult siis oma seadmest, kus sa siis parasjagu töötad. Ja selleks, et muuta seda pilti, jällegi lähed siia kastikese peale, pildikastikese peale ja kui sa soovid nüüd panna siia oma pilti, siis sa lihtsalt jällegi võtad vasakpoolse klikiga sellest oma pildist kinni ja lohistad ta siia kasti sisse ja ongi sul olemas oma pildiga see kast. Ja siin on ka näha, et see kastikene on ka siin erinevate külgede pealt igatpidi liigutatav, eks ju, sa saad seda siin suuremaks ja väiksemaks ja kitsamaks ja laiemaks. Ja lisaks, kui sa nüüd aktiivseks teed selle, tekib sul jällegi siia ka siis menüü, ehk et sa saad seda pilti ka siis kujundada ja muuta ja talle efekte lisada. Ja üks selline funktsioon, mida mina päris palju kasutan, on siis see tausta eemaldaja, ehk et kui sul ei ole ühtegi head fotot, sellist professionaalset ja on tehtud võib-olla kuskil teiste inimeste seas või ei ole need tausta elemendid sul selja taga sellised ilusad, mis siin foto peal võiks olla, siis sa saad selle tausta eemaldada. Ja see on nüüd küll siis tasulise konto funktsioon, siin on näha, et kroonimärgiga, aga kuidas seda teha, siis väga lihtne, jällegi lihtsalt vajutad peale ja ta eemaldabki sul selle tausta ära ja jääb ainult sinu foto siia. Ja ka võib-olla selline huvitav efekt, et natukene nii-öelda selline raamist väljas siis oled, eks. Ja selle pildiga saad veel teha siis erinevaid nii-öelda funktsioone kasutada, on siin muuda nupu alt. Ja siin juba siis tuleb neid rohkem igasugu erinevaid efekte ja filtreid ja ka siin siis tasulise konto nii-öelda äppe, mida sa saad kasutada. Et jällegi, mida mina siin võib-olla rohkem kasutan, on see efekti nupp, et siin sa saad kas siis kontuuri panna ümber või sellist nii-öelda varju siia tekitada omale, et need on ka sellised põnevad funktsioonid, mida kasutada saad, et need on siit efekti nupu alt ja panin praegu siis siia sellise nii-öelda varju ühele küljele. Ja siin taga on ka siis selline raam pandud, eks ju, võid selle alles jätta, võid ka ta ära kustutada, jätta siis näiteks ainult oma pildi, aga kui sa ikkagi tahad seda raami või mõnda teistsugust raami, siis sa saad jällegi valida siit elementide alt, et kui sa nüüd sisestad siia, et sõna raam ja paned otsingusse, siis siin tuleb sellised 2 nii-öelda erinevat sorti raame ja ühed on siis sellised nii-öelda lihtsalt graafilised elemendid, mida sa saad omale siis lisada. Ma kustutan näiteks selle olemasoleva ära. Kas sa tahad siis mõne nurga ainult omale panna siia nii-öelda raamiks või siis valid siit mõne sellise kandilise raami, seda saad siis siin suuremaks ja väiksemaks teha, eks ju. Ehk et saad valida ja panna sellele olemasolevale pildile ümber. Aga teine võimalus, ehk et mida Canvas veel raamiks nimetatakse, on siis sellised nii-öelda pildiraamid, kuhu sa saad oma pildi sisse panna. Et kui sa näiteks soovid, et see sinu foto oleks ümara raami sees, ehk et su fotol oleks ümar selline kuju või ovaalne, nagu näiteks siin, siis selle jaoks kasutatakse neid raame ja need raamid sa tunned ära siis sellega, et siin on see roheline muru ja sinine taevas, eks ju, et need on need raamid, mille sisse sa saad fotosid panna ja need sellised tavalised siia sisse sa ei saa panna. See on lihtsalt selline nii-öelda kaunistuselement, aga kui sa siit näiteks valid omale ümara raami, siis sa saad selle
foto panna siia oma raami sisse. See foto läks mul siia taha, liigutan ta siit ära. Ja kuna see foto juba on raami sees, siis ma praegu seda selle sisse panna ei saa. Ma kustutan siis selle siit pildi ära, siis on näha, et siin on selline neljakandiline raam, mille sees praegu mu foto oli. Ja kui ma nüüd tahan siia ruudulise sisse panna, siis jällegi ma võtan siit üleslaadimiste alt oma foto ja lohistan ta siia raami sisse ja siis ma saan sellise ümara raami ja seda ka saan siis suuremaks ja väiksemaks panna täpselt niimoodi, nagu soov on. Ja nii meil ongi siis kujundatud enam-vähem valmis see meie visiitkaart. Ma teen selle teksti või selle nii-öelda nime natukene suuremaks, sest meilis muidu jääb see väga väiksena, võib-olla isegi natukene veel, et ta oleks loetav ka siis nii-öelda mobiilis vaadates ja panen selle siia. Nii, ja nüüd läheb kõik kokku, aga ma tahan, et ainult need oleks ühes rühmas ja nii saan liigutada ka selle teksti osa paika. Ja näiteks siis selline võiks siis olla minu meili allkiri praegu. Ma kustutan need teised põhjad siit ära, mida mul vaja ei ole. Ja lähen siis selle nii-öelda valmis malliga edasi Gmaili, ehk et kuhu ma siis soovin luua oma allkirja. Ja enne kui ma ta alla laen, ma muudan ära siis selle pealkirja ka, et praegu siin on näha, et see pealkiri on siis selle malli looja või selle disaineri pandud pealkiri, aga mina kirjutan siia siis oma pealkirja, et mul oleks teda lihtsam siis leida, kui ma näiteks otsin oma kujunduste seast. Kui on meili või tähendab pealkirja ära muudetud, siis tuleb sul alla laadida endal see nii-öelda foto ja see foto siis üles laadida oma meiliplatvormile, ükskõik kas sa siis kasutad Gmaili või Outlooki, et mõlemale läheb ta täpselt samamoodi, sätete alt saad siis lisada. Jagamise nupu alt alla laadimine ja Canva juba pakub sulle siin ka selle õige faili formaadi, et pildi jaoks sobibki siis PNG kõige paremini. Ja kui sa nüüd kasutad tasulist kontot või näiteks seda prooviversiooni, et soovid teha omale, korraks lähen tagasi, ma vaatan. Ja et näiteks praegu ta näitabki siin all, et säästan tasulistelt elementidelt 1 euro. Ehk et kui nüüd sina tasuta kontoga teeksid täpselt sellise meili allkirja, siis sa peaksid maksma selle 1 euro. Ja see 1 euro ongi selle sama tasulise ikooni eest, mida ma kasutasin, eks ju, see vist oli see telefoni ikoon. Kuna minul on pro-konto, siis mina selle eest eraldi maksma ei pea. Sina saad kasutada küll seda, aga peadki siis selle 1 euro maksma nii-öelda selle eest, et sa seda tasuta kontoga kasutad siis tasulist elementi. Aga siit saad sa siis alla laadida endale. Kui sa nüüd ei soovi maksta, siis otsi lihtsalt siit elementide alt nii-öelda siis tasuta elemendid niimoodi, et sul ei tuleks ühtegi tasulist elementi siia kujunduse peale ja siis sa saad ilusti endale alla laadida. Nüüd, kui sul on pro-versioon, siis ma soovitan ka siit seda suurust natukene neid piksleid juurde panna. Et seda sellepärast, et see resolutsioon oleks siis parem sellel ja siis on väiksem tõenäosus, et see kujundus võib jääda sul udune, et see meiliplatvorm ise nii-öelda pakib kokku seda infot, kui see on liiga suur ja siis võib jääda ta udune, et siit sa saad seda muuta. Ma päris lõpuni ei paneks, et siis ta võib-olla jääb liiga suur, aga see on ka selline katsetamise küsimus, et sa saad mitu korda, et paned laeta omale sinna Gmaili üles, vaatad, kuidas ta jääb.
Kui ei jää hea, tuled tagasi siia Canvasse, teed muudatusi niimoodi, et ta oleks siis parem, saad jällegi seda suurust kas siis juurde panna või vähemaks võtta, eks ju. Aga ma jätan ta siis praegu niimoodi, tegin ta nii-öelda kahekordse suurusega ja laen selle siis alla. Läheb hetk aega. Panen siia. Nii, ja kui ma nüüd olen alla laadinud, siis järgmine samm ongi see, et ma lähen siia samma Gmaili ja Gmailis siis allkirja lisamine toimub samamoodi siit ülevalt settingute nupu alt, All Settings, ja siit kerida alla poole. Ja siin all on siis allkirja nupukene. Minul on siin eelmisest korrast veel allkirja olemas, ma lihtsalt näitan, eks ju, seesama selline meili allkiri. Ma kustutan selle siit praegu ära, nii et ma saan teile siis näidata otsast peale, kuidas seda lisada. Et kui sul siiani ei ole veel meili allkirja, siis sa tuledki siia samma allkirja juurde ja create new ehk et lood uue allkirja, et sa pead panema sellele siis sellise nimekirja, kõik mis sa siia paned ja saad luua siis omale selle allkirja. Ja nüüd siin paremal on siis see allkirja kast ja meie siis kujundasime oma allkirja valmis ja soovime selle kujunduse siia siis üles laadida ja seda sa saad teha siit Insert Image'i nupu alt ja otsid üles siis oma arvutist, kuhu sa selle panid. Nii, võtan siit ja laen siia üles. Nii, ja see kastikene on siin nii väike, et ma loodan, et te näete, et see kujundus on siin üsna suurelt. Eks ju. Nüüd, kui sa siin peal vajutad, siis sa saad siit valida ka kas väiksem, keskmine või suurem või siis originaal, eks ju. Ma praegu valin siit selle large, ei pane seda päris originaali, vaatan, kas ta tuleb sellega okei. Ehk et nüüd mul on see allkiri siin olemas ja kuna minu soov oli, et see kodulehe nii-öelda aadress oleks siis klikitav. See allkiri on sul siin nüüd pildina nii-öelda, sa lisasid siia pildi, kus on kogu see info koos ja ühele pildile saad sa lisada ühe lingi. Ehk et see ongi põhjus, miks me siia kohe selle allkirja, kujundatud allkirja peale ei lisanud sotsiaalmeedia ikoone, sellepärast, et me ei saaks neid aktiivseks teha, et sa saad kohe klikkida nendele peale, et kui inimene su kirja saab, loeb seda ja soovib otse minna näiteks sinu Instagrami konto peale, siis me saame siia pildi peale lisada ainult ühe lingi ja siia pildi peale ma lisan siis oma kodulehe lingi ja selleks ma pean siis tegema selle aktiivseks, nii-öelda proovin siit nagu üle tõmmata ja siin on siis all link ja siia lisan siis oma kodulehe. Kuna mina olen seda juba teinud, siis ta pakub mul selle, sina saad siis lihtsalt trükkida siia selle, mida sa soovid. Ja panen okei. Ja nüüd on siis niimoodi, et kui inimene klikib siia kodulehe peale, siis ta automaatselt saab otse siit minu kodulehele. Ehk et nüüd on meil nii-öelda esimene osa tehtud, aga kui sa soovid siia lisada siis oma sotsiaalmeedia ikoone, kui ei soovi, ei pea tingimata, võid jätta ka lihtsalt sellise või näiteks, kui sul ei ole kodulehte, aga sul on näiteks oma Facebooki leht, siis sa võid siia panna hoopis kohe oma Facebooki lehe ja pannagi selle sama pildi külge siis oma Facebooki lehe nii-öelda lingi, eks ju, ja sa ei peagi rohkem tegema. Aga kui sul on neid rohkem, kuhu peale klikkida, siis selle jaoks on meil nüüd vaja teha ka sotsiaalmeedia ikoonide jaoks nii-öelda eraldi pildid ja need ka siia üles laadida. Ja selleks me lähme siis tagasi jällegi Canvasse, lähme siia esilehele ja nüüd me valime siis selle kohandatud suuruse ehk et me loome tühjad põhjad
kuhu peale me paneme lihtsalt sotsiaalmeedia ikoonid, salvestame need piltidena ja laeme need samamoodi Gmaili ülesse. Valin siit kohandatud suurus ja selle ikooni suuruseks on okei panna selline 40x40 pikslit. Ta tuleb selline väike kandiline nupukene, eks ju. Ja nüüd on sul vaja saada siia siis need ikoonid, et mina soovin panna siis Facebooki, Instagrami ja näiteks YouTube'i, siis siit alt saad lisalehti panna juurde. Et nüüd mul on 3 erinevat lehekülge ja selleks, et neid ikoone siis leida, üks variant on jällegi siit elementide alt, sisestad siia näiteks Instagram ikoon ja siis ta leiab sulle siit need ikoonid, et võid kasutada neid, aga siin tihtipeale otse Canvas ei ole need ikoonid kõige paremad või siis ei ole kõikide ettevõtete või nende platvormide kohta ikoone, mida sul vaja on. Et kui sa leiad siit, Instagram, Facebook on siin üldiselt olemas, eks ju, saad siit erinevaid neid kasutada, aga kui sul on vaja mõnda spetsiifilisemat ikooni, siis teine variant on üks rakendus ehk et üks äpp, mis on siin Canva sees ja millel on olemas siis kõikide enim kasutatavate ettevõtete ikoonid ja värvikoodid ja fotod ka. Ja selle sa leiad siit rakenduste alt, et see on üks selline minu puhul siis enim kasutatav äpp, et äppe on Canvas 300 ligi, võib-olla nüüd juba üle 300, et neid tuleb siia kogu aeg juurde ja need päris palju aitavad aega kokku hoida mingite funktsioonide pealt. Aga siit rakenduste alt ja paned otsingusse siis sellise nimetuse nagu Brand Fetch ja pakub siit ka mulle. Ja temal on siis olemas nende erinevate ettevõtete logod ja ikoonid, et siin on näha näiteks Zoomi, Canva enda, Facebook, Instagrami, et minul tulevad nad siia alla, need, mida ma olen juba kasutanud. Kui sinul siin midagi ei ole, siis jällegi saad otsingust otsida, eks ju, otsid Instagrami välja ja siis ta leiab sulle siit erinevad Instagrami siis logod, eks ju, valge tausta peal, mustaga, värvilisega, siin ta annab värvikoodid ja siis mingid pildid ka, mida sa saad siis kasutada, kui sul on vaja. Ja mina võtan siis näiteks selle, automaatselt paneb mulle siia kujunduse peale ja ma tõmban selle siis nii suureks, kui mul see leht on. Niimoodi on mul olemas, et ära muretse, et ta ei jää sul seal e-mailis nii suureks, et seal ta tõmbub kokku väikseks. Teise lehe peale ma soovin siis näiteks panna Facebooki ikooni, tõmban selle siis samamoodi nii suureks ja kolmandale panen näiteks siis YouTube'i ikooni. Ja selle ka. Ja nüüd mul on olemas, siis siit alt on näha, mul on siis Facebooki või Instagrami, Facebooki ja YouTube'i ikoonid, et sina loo siis täpselt need, mida sina kasutad ja mida sul vaja on. Ja need tuleb sul siis samamoodi alla laadida. Ma praegu ei hakka seda sama siin uuesti tegema aja kokkuhoiu mõttes, aga täpselt samamoodi jagamise nupu alt alla laadimine ja saad siis laadida. Et kui sa nüüd laed need kõik 3 korraga, siis ta tekitab sulle sellise zip-faili, kus nad on kõik koos, siis sa pead selle zip-faili avama ja sealt saad siis ükshaaval neid kasutada. Või teine variant, et laed nad lihtsalt ükshaaval, et võtad siit linnukese ära, paned selle ühe, laed selle alla, siis teise lehekülje ja kolmanda, et siis nad lähevad sul arvutisse kohe eraldi piltidena, et kui see zip-fail liiga keeruline tundub. Ja kui sa need oled omale arvutisse alla laadinud, siis lähed jällegi tagasi oma siia
Gmaili konto peale selle sama allkirja juurde ja samamoodi paned nad piltidena siis siia selle allkirja juurde. Et praegu on näha, et see kursor on siin taga, ma panen selle siis siia alla nii-öelda järgmise rea peale ja vajutangi siit jälle sisesta pilt ja kuna mina olen neid juba kasutanud, siis ma saangi võtta siit samast kohe selle esimese. Nii, ja jällegi saan teda muuta väiksemaks. Siis lähen kursoriga nüüd siia, vaatan, kuidas ka siin see on nii väike siin see aken, et keeruline nüüd vaatad, et see kursor oleks sul siis siin peale seda teist nupukest. Valid siit siis järgmise. Nii, panengi selle ka väiksema. Ma siin olen proovinud neid erinevaid suurusi, et leida seda õiget, mis kõige parem oleks. Nii. Teise siis siin kursoriga saad neid natukene liigutada ja lähed siia teisele poole, siis noolega jällegi jätad väikse vahe ja siia siis mina soovin veel panna ka siis selle YouTube'i ikooni. Ja nüüd ongi mul olemas siin need ikoonid, neid sa saad siis jätta, kas sa jätadki siia nii-öelda vasakule, võib-olla lükkad siis neid ka natukene niimoodi, jälle lähen noolega siia esimese ikooni ette ja lükkan neid siis natukene edasi niimoodi, et ta oleks näiteks selle minu pildi algusega kohakuti, eks ju. Nii, sa võid lükata ka siia täitsa keskele nad või paigutada siis nii, nagu sulle meeldib. Mina praegu püüan panna siis oma selle pildiga enam-vähem kohakuti, ütleme, et nii. Ja nüüd on siis olemas meil see nii-öelda allkiri ja meil on olemas ka ikoonid ja nüüd on viimase osana meil vaja siis lisada ka need lingid, eks ju, et me sellele pildile panime siis selle kodulehe lingi ja ikoonidele täpselt samamoodi, et teed ta aktiivseks, tõmbad üle ja siis lisad lingi, et see jääb siia alla, on link ja siia siis lisad kõigepealt siis oma Facebooki nupule siis Facebooki lingi, järgmisena teed aktiivseks siis Instagrami, lisad oma Instagrami konto ja viimasena siis samamoodi YouTube'i. Minul ta viskab nad ette, sest ma olen nüüd juba kasutanud, sina pead siis siia trükkima nad ükshaaval. Ja niimoodi siis ongi sul olemas nüüd kõikidel ikoonidel samamoodi lingid ja kui sa nüüd oled rahul oma tööga, vaatad, et selline ta võikski jääda, siis nüüd on veel 2 sammu, mida kindlasti ei tohi ära unustada selleks, et nii-öelda aktiveerida omal see allkiri ja see on siis siin all kohe. Sa pead valima siis, mis puhul sa soovid seda allkirja kasutada. Kas siis ainult uutel e-mailidel ja validki selle sama nime, sa võid siia neid luua erinevateks puhkudeks, näiteks üks on ametlikele kirjadele vastuseks allkiri, teine on võib-olla isiklike kirjade vastuseks, et sul on siis 2 erinevat ja sa saad siis valida siit, et kumb see nii-öelda põhiline on, valid selle ja teine võimalus, et see sama allkiri läheks ka siis, kui sa nii-öelda vastad mõnele kirjale. Mina siia ei panen ainult uutele ehk et valid, siis siit saad samamoodi valida. Ja teine oluline samm on siis kerida siia päris alla ja salvestada ära need muudatused või nii-öelda siis see allkiri ära salvestada. Ja kui me nüüd siis vaatame, hakkame looma
uut allkirja, siis ongi näha, et ilusti tuleb meie allkiri. Siin on ka siis need ikoonid, eks ju. Noh, võib-olla ei ole päris kohakut, et seda ma siin natukene veel nii-öelda timmiksin, et ta oleks siis joondatud ilusti või lükata ka näiteks need sotsiaalmeedia ikoonid hoopiski siia kogu teksti alla, aga selline ta siis välja näeb, eks ju, ja siin on siis näha, et ta on sellise kaardina, eks ju, et sa saad teksti hakata siis kirjutama siit ülevalt, et seda visiitkaarti kujundades ka siis arvesta sellega, et sa kujundad ta siis niimoodi, et ta jääks sul liiga siia keskele, et jääb siis üles ja alla liiga palju seda vaba nii-öelda valget ruumi, et siis jäävad need sotsiaalmeedia ikoonid siia liiga kaugele võib-olla, eks ju, või kui sa siia näiteks kirjutad oma nii-öelda kirja ja kui sul on siin liiga suur see valge vahe selle kaardil, et siis võib-olla ka ei jääda visuaalselt kaunis, et seda siis saad jälle proovida, et kui sulle tundub, et ei ole hea, tahad siin midagi muuta, siis jällegi saad minna Canvasse tagasi, teha need muudatused, salvestada uuesti omale arvutisse ja kustutada siit see eelnev ära siis ja panna jällegi uus ja niimoodi siis teda kujundada täpselt nii selliseks, millega sa siis rahul oled. Nii, aga olemegi jõudnud lõpuni ja siis nagu ma ütlesin, et mina näitasin praegu siin Gmaili põhjal või kuidas Gmaili lisada, aga Outlooki puhul siis täpselt samamoodi on see settingu nupp siin üleval vasakul ja sealt siis emaili allkiri samamoodi ja täpselt samamoodi lisad pildi ja lisad nendele piltidele siis lingid ka. Ja nii lihtne see ongi. Et kas on tekkinud nüüd kellelgi küsimusi? Vahepeal siis võib praegu julgelt veel küsida. Nii, Katrin ütleb, et mul ei ole valikus lootühi meili allkiri. Huvitav. See on juba keerulisem, sest ega ma selle Gmaili nii-öelda siseelu väga hästi ei tunne, aga kui sa lähed siit settingute alt ja kerid siia allapoole, siis peaks siin tekkima see nupukene siin signatuuri all. Et kui ma nüüd näiteks selle praegu ära kustutan, siis kas sul ei tule sellist kohta Create New, et võib-olla siis on sul kuskilt, ma ei tea, seadetest midagi, kui keegi oskab aidata või täpsemalt öelda, milles viga, siis võib julgelt nii-öelda abi siin pakkuda, et ma ei ole ise sellega kokku puutunud, et ma olen proovinud nii Gmailis kui Outlookis ja mõlemas on ilusti olemas olnud, et ma ei tea, mis see põhjus olla võiks. Nii, Kadri juba paneb oma väga ilusa, väga hästi kujundatud, väga ilus. Nii, et Outlookis on pilt udune. See uduse pildi teema nüüd võibki olla sellest, et kas sa Kadi, kas sa kasutad Pro või tasuta kontot, et kui sul on võimalus seda pilti suuremaks seda resolutsiooni, et osadel puhkudel võib jääda see pilt udune, et siis tuleb teda timmida, proovida erinevate versioonidega, et just seda pildi mahtu näiteks vähendada, et kui see pilt on liiga suur, siis see meiliplatvorm kuidagi pakib selle kokku ja siis see võib jääda selline piksline natukene või udune, et see on katsetamise küsimus, et minul endal on ta suht okei, enamasti jäänud, aga mõnikord ka mõne pildiga või mõne elemendiga või ma ei olegi päris täpselt aru saanud, et millest see tekkida võib, aga nii palju, kui ma olen uurinud ja targemate käest küsinud, siis nemad on soovitanud just seda, et kui sa siit jagamise nupu alt hakkad teda salvestama, et siin seda suurust siis juurde panna, et sa võid panna siis täitsa proovida sellise 3-kordse suurusega ta alla laadida, et sellisel juhul ta jääb
küll sul siin hästi suur ja sulle tundub, et vau, hiiglaslik, eks ju, et kui sa ta siia üles laed, aga tegelikult, kui sa hakkad või proovid siis meili saata, siis ta ikkagi tõmbab ta kokku ja ta ei ole selline hiiglaslikult suur, et katseta neid erinevaid võimalusi. Nii. Canvas, jah, ei ole vaja. Piret küsib, et kas Canvas ei ole üldse vaja lisada linki, et jaa, Canvas me ühelegi kujundusele ei lisa, ei sellele nii-öelda allkirja pildikujundusele, mille me kujundame, ega ka nendele sotsiaalmeedia kujundustele. Et kui me selle PNG-na alla laeme, siis see lingi aktiivsus kaob ära, et sellepärast ei ole mõistlik teda Canvas lisada ja sellepärast me lisame kõik lingid siin Gmailis või siis Outlookis, et vastavalt sellele, kus sa siis toimetad. Nii, haridusasutuse tasuta konto on Kadi. Ja see on mitte peaaegu pro-versioon, vaid see on veel pro-versiooni nii-öelda laiendatud versioon, et õpetajatel või haridusasutustel on lisaks pro-versiooni funktsioonidele veel rida ainult õpetajatele mõeldud funktsioone, nii et Kadi, sul on veel eriti hea Canva konto, et siis proovi seda, et sa suurendad selle pildi nii-öelda resolutsiooni ja proovi siis üles laadida ja vaadata, kuidas ta jääb, et nagu ma ütlesin, et ta on selline natukene katsetamise teema, et mõnel ta toimib kohe väga ilusti ja mõnel jääb udune, ehk et on vaja siis natukene proovida seda suuruse muutmisega, võib-olla pilti erinevat valida, võib-olla neid elemente natukene muuta ja katsetada siis nii kaua, kuni ta jääb selline selge ja ilus. Nii, kas on veel küsimusi? Et sujuvalt on meil juba 1,5 tundi möödunud, et ma ise arvasin, et ma saan tunniga hakkama, aga nagu ikka läheb pikemalt, et kes nüüd pidid varem ära minema, siis saavad salvestust järgi vaadata. Hiljemalt õhtuks ma saadan siis kõikidele osalejatele meili peale ka salvestuse lingi ja salvestus jääb siis järele vaadatavaks 2 nädalaks, nii et teil on aega siis võtta ette ja samm-sammuliselt hakata proovima ja nii kaua siis katsetada, kuni te saate siis enda jaoks sellise nii-öelda ideaalse variandi kujundatud. Et soovin kõikidele teile palju inspiratsiooni, katsetage julgelt ja kui tekib küsimusi nii teil, kes te täna minuga siin otse olite, kui ka teil, kes te salvestust vaatate, et siis võite julgelt mulle kirjutada, et aitan nõu ja jõuga nii palju, kui ma oskan. Nii et kõikidele julget pealehakkamist ja kohtumiseni juba järgmistel koolitustel.